Täna me teeme puusaavamist ja ka ole siis puusaavamisega suht kannatlik, sest et on siuke imelik ja vastik valu võib-olla, natuke võib-olla isegi läheb süda pahaks, võib minna. Nii et anna endale aega, ole kannatlik ja ära pushi ennast liiga palju ka. Ja alustamegi. Nii teeme kõigepealt ikkagi varbad soojaks. Nii istume kandade peale ja teeme natukene muid kohti ka soojaks. Õlaringid ja teistpidi. Nii, nüüd toome kannad külgede peale lahti ja too üks jalg üles ja teine. Üks ja teine. Ja vaata, kas sa saad mõlemad tuua. Ja tagasi varvastele ja toome kannad maha. Uuesti põlved maha, kannad külgede peale ja põlved üles. Ja lähme uuesti. Sa võid ka käed appi võtta. Kui see tempo on sinu jaoks liiga kiire, siis sa võid teha seda aeglasemalt ja lükata ennast. Nii, isegi kui jäävad kannad natukene lahti, sellest ei ole ka midagi hullu, oled siin. Aga kui sa saad teha natuke kiirema tempoga, siis tee seda. Ja lähme twist. Ja tuleme tagasi neljakäpukile. Nii, kui sa ei ole oma randmeid veel soojaks teinud, siis tee randmed ka soojaks, aga ma ei hakka praegult siin antud tunnis seda tegema. Nii, me toome parema jala, kõverdad jala ja teeme ringid, teeme puusad hästi soojaks. 5 ringi ühtepidi. Ja 5 ringi teistpidi. Nii. Ja lähme teine pool. 5 ringi ühtepidi. Ja 5 ringi teistpidi. Tuleme tagasi. Nüüd too vasak jalg natukene väljapoole. Käsi tuleb õrnalt ettepoole ja toome oma puuse külje peale lahti. Käsi tuleb üles ja lükkas sirgeks. Too varbad ka laiali. Ja kõverda. Sirgeks ja kõverda. Sirgeks, kõverda, sirgeks, kõverda, sirgeks ja too jalg põrandale ja too käsi üle pea. Hoia korraks. Ja tagasi. Teine pool. Toome jalga natukene väljapoole, käsi tuleb üles ja lükka sirgeks, varbad tulevad laiali, sa lükkad nagu hästi pikaks ja kõverda. Kõht on õrnalt sees, sirgeks, kõverda, sirgeks, kõverda, sirgeks, kõverda, sirgeks ja too põrandale, käsi tuleb üle pea, lükka ennast hästi pikaks. Ja tagasi. Nii nüüd lükkame ennast down dog. Ja hakka steppima üks jalg maha, teine ja stepid. Nii, ja too jalad põrandale ja parem jalg tuleb väljapoole matti, varbad tulevad jala suunas ja lükka ennast maast eemale. Tuleme tagasi ja lähme teine pool. Ja tule tagasi. Nüüd kõnnime mati ette ja toome jalad natuke rohkem lahti kui puusad ja tule alla kükki. Käed tulevad namaste. Nii proovisin nagu mõnusalt kükitada. Ja nüüd toome oma parema põlve põrandale
ja lükka vasakut jalga natuke rohkem lahti ja lähme teine pool ja lükkad lahti ja vaheta ja vaheta ja vaheta. Nii. Nii, ja toome oma puusad üles ja kükki. Üles ja kükki. Sa võid panna endale plokid kätte alla, kus sa ei saa oma käsi maha. Üles ja kükki. Üles ja kükki. Üles ja natuke õrnalt lähed tahapoole, las jalad venivad. Sa võid ka panna plokid endale natuke veel üles poole. Nii, ja nüüd too vasak jalg ette ja parem tuleb risti taha. Hoia siin, sa võid natukene kõigutada ennast tahapoole. Ja käime kätega vasakule. Ja tuleme otsaks tagasi, pukkidega on hea käia. Ja nüüd tuleb teine jalg. Parem jalg ette, vasak taha, jalgu lükkad suht tugevasti kokku oma vahel. Ja too puusi tahapoole, sa tunned jalad venivad. Ja kõnnime plokkidega siis paremale. Paneme plokid korraks ära, toome jalad kokku. Hingad sisse, vaatad üles ja hingad välja alla. Sa võid alati minna kõverate jalgadega, eriti alguses. Lõdvestama kael, õlad. Hingad sisse, vaatad üles. Hingad välja alla. Hingad sisse, vaatad üles. Ja hingad välja alla. Ja sisse hingates tuleme üles, too käed üle pea. Ja hingad välja, käed alla. Alustame päiksetervitusega. Hingad sisse, käed üles. Hingad välja, ette alla. Astu parem jalg taha. Too põlv põrandale. Hingad sisse, peopesad üles. Too käed maha. Astu taha plank. Siin me hoiame korraks hinge kinni. Põlved maha, rindkere maha. Hingad sisse, kobra. Ja down dog. Võid varbad tuua üles ja või tulla üldse varbastele, kõvertad põlved, lükkad selga üles poole, kannad maha varbad üles. Nüüd siin mängida, ole loov ja astu parem jalg ette. Kui sa ei saa jalg ette, siis võta jalast kinni ja tood ette. Põlv põrandale ja peopesad üles. Hingad sisse ja astu mati ette, hingad välja. Sisse hingates tuled üles, käed üle pea ja hingad välja, käed alla. Teeme ühe ringi veel, hingad sisse, käed üles, hingad välja, ette alla. Astu vasak jalg taha, põlv põrandale, peopesad üles. Too käed maha, astu taha plank. Põlved maha, rindkere maha, hingad välja, sisse hingates kobra. Ja välja hingates down dog. Astu vasak jalg ette, põlv põrandale, peopesad üles ja astu mati ette. Hingad sisse, vaatad üles, hingad välja alla. Sisse hingates tuled üles, käed üle pea ja hingad välja, käed alla. Nii, ja tuleme früksasana. Vasak jalg on siis ühtlaselt maas, varbad on laiali ja toome parema jala siis sisse. Lükka kokku, paremat põlve natuke lahti, ristluud ette, see puus ei kuku ära, lükkad sisse, käed namaste ja too üles ja hoia. Kui see põlv hakkab siia ette ära vajuma niimoodi,
siis jalg tahab alla libiseda, siis sa tead, et sa ei lükka põlve piisavalt välja ja ristluud piisavalt sisse sabakunti. Ja tuleme alla. Läheme teine jalg, varbad hästi laiali ja toome jala sisse. Silmad vaatavad ühte punkti enda ees, vali üks liikumatu objekt. Ja siis, kui on silmad paigal, siis on keha ka paigal, mõistus on paigal. Ja tuleme tagasi. Nii teeme natukene veel puusi soojaks. Võtame 2 plokki. Nii, ja tuleme down dog. Too parem jalg üles ja astu ette. Nii, käed tulevad nüüd plokkide peale. Plokkide peale on mugavam teha, sa võid ka loomulikult panna oma käed maha, kui sa tahad. Ja nüüd me toome risti põlve alla ja ma toon külje peale põlve. Proovi nagu hästi puusast teda liigutada. Ja 1 ja külg. Ja 2 külg. 3 külg, 4 külg, 5 külg. Ja nüüd proovime tuua alla külgi ja lükkame jalga veel sirgeks, kõverda ja alla. Ja 2 sirgeks, kõverda, alla. Ja 3 sirgeks, kõverda, alla. 4 sirgeks, kõverda, alla. Ja 5 sirgeks, kõverda ja alla. Läheme tagasi down dog. Ja toome parema jala väljapoole vasakut jalga. Nõjatu vasakule poole. Ja toome parema jala üle vasaku jala karutasanasse ja lükka ennast ülespoole. Hoia. Ja tagasi. Nii, vasak jalg tuleb üles ja astu ette. Nii, sama asi nüüd teine pool. Käed tulevad plokkide peale ja tuleme risti. 1 ja külg. 2 ja külg. 3 külg. 4 külg. Ja 5 külg. Viimased 5 lähme siis sirgeks. Risti, külg, sirgeks, kõverda. Ja risti, külg, sirgeks, kõverda. Risti, külg, sirgeks, kõverda. Risti, külg, sirgeks, kõverda. Viimane. Risti, külg, sirgeks ja kõverda. Nii astume taha. Down dog. Ja too vasak jalg paremale poole välja ja puusad ka lõdvastasi. Ja toome jala üle karutasanasse. Nii, ja tule down dog. Lõdvasta, too põlved korraks põrandale, istu. Lõdvasta oma kael, õlad, tuhar. Nii, ja tuleme tagasi üles. Toome jalad harki. Nii, käed tulevad nüüd puusade peale ja me teeme harkjalgadega kükke. 1 üles, 2 üles, 3 üles,
4, üles, 5, üles, 6, 7, 8, 9, 10 jääme alla ja toome kannad üles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoia. Ja tagasi. Üles, too varbad sisse poole ja käed põrandale, hinged sisse, võtad üles ja oled vastu. Tule kättega parema jala juurde, võta jalast kinni, tõmba ennast alla. Ja teise jala juurde. Otsaks tagasi. Nüüd keera oma varbad välja nii palju kui saad ja vasakul jalal ka keera varbad üles ja proovime tulla siit alla. Nii. Ja lähme teine pool. Ja vaheta. Ja vaheta. Ja vaheta. Nii. Üles ja taanduga. Ja tuleme lounge. Too parem jalg väljapoole, paremat kätt. Ja tagumine põlv tuleb põrandale. Sa võid panna endale plokid kätte alla. See on üks parimaid puusa avamise poose minu arust. Lounge. Ja proovi tuua paremat puuse siis taha, tuharat taha alla. Ja sa võid ka tuua esimest jalga natuke nagu ääre peale ja tagasi, ääre peale ja tagasi. Natuke liigutad ennast siin ja siis tuled alla. Kui sa saad käed põrandale, siis sa võid ka tuua küünanukid loomulikult maha ja panna hoopis endale plokk peale. Selle plokiga on välja mõnus otsaesist masseerida. Ja tule üles poole tagasi. Võtame parema käega tagant jalast kinni. Hingad sisse, välja hingates keerad. Võtad oma jalast kinni. Kui sa ei saa jalast kinni, siis võta paelaga. Ja kõht on alati toetatud, sest et kõht ei tule välja rippu, vaid sa tõmbad teda kogu aeg õrnalt sisse. Istume taha jala peale. Hingad sisse keha pikaks ja hingad välja, tuled ette. Lounge. Oleme jalad sirgeks ette painutus. Hoiame korraks, võid ka panna endale plokid kätte alla. Ja down dog. Lõdvesta natuke oma jalad. Ja toome vasaku jala ette ja tule lounge. Jällegi keera oma jalga siis seest välja. Et sa tunned, et sa keerad teda puusast, mitte põlvest.
hästi hea on ennast alati nagu liigutada õrnalt nendes poosides, et nagu väikse siukse kõikumis natukene kõikuda või siis liigutada edasi-tagasi, siis avanemine on nagu palju parem, kui lihtsalt stabiilselt ühe koha peal olla. Kuigi üks ei välista kunagi teist. Sest vahest on ka meil vaja olla hästi stabiilselt. Ja hingad sisse keha pikaks ja keerad oma ülakeha ja võtame tagant jalast kinni, tõmba jalga enda poole. Vasakut puusa lükkad ikka jälle, ära lase teda üles tulla. Ja tuleme tagasi down dog. Ja tuleme istuli. Toome jalad sirgeks ja toome parema jala risti põlve peale. Vasak jalg on flex, hingad sisse keha pikaks ja tuleme ette. Kui see on maksimum, kus sa saad sirge seljaga, siis sa tuled siia. Sa võid ka panna endale blokid kätte alla. Nii. Ja hoida ennast siin. Põhiline siis, et parem puus veniks ja vasak jalg arvatavasti tagant venib. Kael ja õlad on täiesti vastand. Hingad sisse üles ja lähme twist. Sa võid panna käe siia bloki peale, nii et küünarnukk lükkab jalad alda ja keerata ennast siit headest siia. Kui on see sinu jaoks lihtne keerata, siis sa võid tulla üldsegi siia täitsa alla, lükata ennast siit külje peale. Või kui see kõik on raske sinu jaoks, siis sa keerad ennast lihtsalt ülevalt. Niimoodi. Nüüd vali enda jaoks sobiv variant. Ja kui ma toon peopesad kokku, siis ma lükkan peopesasid kokku, nii et ma saan rindkere veelgi rohkem külje peale lahti tuua. Siis see hingatus tuleb tagasi üles. Kõverdame vasaku jala. Nii, sa võid võtta oma jalast siit kinni nüüd, hoida ennast siin. Sa võid ka jätta oma käed taha ja tuua oma kanda tuharale lähemale ja jääda siia, mis iganes sinu versioon on. Sa võid ka siin õrnalt kõigutada ennast. Tuleme ära. Ja nüüd ma jätan parema jala siia põrandale ette ja vasak jalg tuleb taha sirgeks. Tõstad ennast natuke ülespoole, nii et parem põlv jääb mul puusadest väljapoole, ma ütlen korraks niipidi. Et see jalg ei jää siia ette niimoodi, kuigi kui sa muud moodi ei saa, siis võid teha nii, aga tavaliselt kui ta ees on, siis me ei tunne tuhara venitust. Kui sa tunned, siis sa võid seda teha, aga kui sa ei tunne, siis too ikkagi põlv natukene väljapoole ja tuled otsa ja lükkad ennast nõks taha, siis sa peaksid tundma, et terve puus siit tagant tuhar venib ja siis sa tood oma küünarnukid põrandale ja jääd siia. Annan tagasi siis külili. Niimoodi. Ja kui sa tahad, panen tal blokk peale, lõdvast oma kael, õlad.
tuleme ülespoole tagasi ja võta vasaku käega tagant jalast kinni ja tõmbame teda külje peale alla, kas on maks ja siia või kui saad, siis tõmba rohkem ja lükka nii kaugele kui saad. Ja tuleme tagasi. Too parem jalg üle vasaku ja lähme uuesti twist, hingad sisse keha pikaks, hingad välja, keerad ja hoia. Otsaks tagasi, keera teine pool ja tagasi. Nii, lähme kõik asjad nüüd teisele poole. Vasak jalg tuleb parema jala peale. Hingad sisse keha pikaks ja hingad välja, tuled ette alla. Panen ka endale need mõnumiseks alla. Selg on nii sirge kui võimalik, kael on vaba. Tuleme tagasi ja lähme twist. Sa võid jätta siis selle ploki siia, hingad sisse keha pikaks ja hingad välja, kas siis keerad lihtsalt, tood oma küünarnuki või tood täitsa maha ja lükkad oma peopesasid kokku. Ja tule otsaks tagasi. Nüüd kõverdame parema jala. Sa võid jääda siia ülesse ja proovi lükata, sest ma seda vasakut jalga nagu välja, et ta ei tuleks väga sinu poole, vaid sa nagu kogu aeg tahad teda lükata endast eemale. Jalg ise lükkab, ma mõtlen, mitte sa ei lähe käega seda lükkama. Nii. Võid ka kõigutada ennast siin. Aga vaata, et vasak jalg oleks flex, et ta ei vajuks siia nii ära. Kui ta vajub ära, siis võtab põlv kõik endasse ja see lõhu toob oma põlve, mitte ei ava oma puuse. Nii et jalg on flex ja muulab on ta lukus, udjana on ta lukus. Nii ja jätame vasaku jala ette. Parem jalg tuleb taha. Nii, tõsta ennast natuke üles poole, ja sa saad enda puusad tuua otsaks ja nüüd lükkad ennast õrnalt taha, nii et sa tunned, et kõik siit venib. Ja siis tood küünarnukid maha. Tuleme ülespoole tagasi ja võta parema käega tagant jalast kinni ja tõmba teda külje peale alla. Nii palju kui saad. Tuleme ära, istume taha jala peale. Vasak jalg tuleb ette sirgeks, hingad sisse keha pikaks ja hingad välja, tuled alla. Sa võid ka jääda väga vabalt siia niimoodi. Ei pea minema ette alla. Lounge ja mõlemad jalad sirgeks. Võid panna endale käte alla plokid. Sa saad hoida ennast pikemale.
selg on sirge, kael on vaba ja rindkeral lahti, ei ole küür seljas niimoodi. Lükkad lahti ilusti ennast ja vasakud puusad taha üles. Nii palju asju, võib-olla ühe korraga ei saa need kõike tööle, aga ta mingi aja peale hakkab keha ise aru saama, mida tuleb teha. Nii, ja tuleme tagasi. Tuleme istuli. Vasak jalg tuleb ette, flex, nii et on nagu matiga ühel joonel. Ja ma proovin tuua teise jala täpselt siia peale. Nii et see jalg ei ole seespool, ta on täpselt sama jutt, nagu on siis mati äär. Ja vasak jalg tuleb siia põlve peale ja see põlv jääb siis täpselt siia jalad alla juurde. Alguses võib olla sul jääb jalg niimoodi ülesse. Sa võid panna endale toetamiseks näiteks ploki siia. Kui sa tunned, et ta ikkagi venib parem puus, siis sa võid jätta selle. Kui sa tunned, et ei veni, siis sa võid tuua ühe astme allapoole ja proovida siin niimoodi. Ja siis järjest lähed allapoole. Seni, kuni sa lõpuks jõuad siis täitsa alla. Kui ta jääb siia rippuma, nii nagu mul praegult on, siis sa võid keerata kätega siis oma puusa seest välja. Nii, seest välja. Nii. Ja siis puus avaneb natuke rohkem ise ja ta tuleb siia peale. Aga ole hästi ettevaatlik. Tõtad ennast katki ei keera. Nii. Nüüd, kui sa tunned, et sul on siin täitsa mõnus olla, siis sa võid võtta endale ploki, panna siia ette ja tuua oma küünarnukid siia peale ja jääda siia. Nii. Või kui sa tahad, sa võid ka tulla täitsa alla ja ma panen hoopis pea alla endale selle ploki ja jääda siia. Tagasi. Me tõmbame oma põlved kokku. Nii. Nii, no teistmoodi puus avamine. Enne oli lahti ja nüüd me tõmbame kokku tagasi. Hingad sisse keha pikaks ja hingad välja keera. Puusad jäävad otsa ja keerad ainult rindkera külje peale. Ja teine pool. Tuleme otsaks tagasi, vahetame jalga. Parem jalg tuleb alla, vasak jalg tuleb üles. Nii, ja jällegi keerad oma jalga. Nii et põlv ja jalad aldab ühele joonele ja siin ka jalad jäävad flex. Ära hoia neid lõdvestunult, jalad on flex. Hingad sisse keha pikaks ja hingad välja tuled. Sa võid ka panna oma käed siia jalgade peale, kui sa tahad. Mis iganes versioon sinu jaoks parem on. Või siis tood küünarnukid maha ja pea siia peale. Tuleme üles tagasi ja tõmbame põlved kokku. Nii. Hingad sisse keha pikaks ja hingad välja keera. Tuled tagasi, hingad sisse keha pikaks ja keera teine pool. Nii, tuleme otsaks tagasi ja nüüd proovime istuda virasana. Virasana on hästi paljudel väga raske, eriti alguses.
Mitte küll kõigil. Ma näitan siis mõned variatsioonid. Ideaalis me toome oma jalad külje peale ja ma istun siia jalgade vahele niimoodi sisse ja me toome oma peopesad üles, keerad käed sisse õlgadest ja lükkad ennast hästi pikaks. Ideaalis. Nii, kui see on sinu jaoks liiga raske, hästi tihti tuleb probleemiks see, et päkad ei ole lahti, siis sa võid võtta omale ploki ja istuda selle ploki peale. Nii. Ja jääda siia ja toome käed üles. Hoia. Nii, ja tuleme tagasi. Ja lähme selili siia lõpetuseks. Võtame põlvedest kinni ja natukene rullid neid või siis teed ringe. Tähendab niimoodi. Mitte ei rulli, vaid teed ringe. Nii. Too jalad allad põrandale, põlved keskele kokku, peopesad üles, hinge sügavalt sisse ja välja. Ja proovi tunnetada oma puusi, natuke nagu soojad. Ja kui oled valmis, siis too jalad sirgeks põrandale ja lähme väike minutine Shavasana. Hinge sügavalt sisse ja välja. Liigutama sõrme ja varbaid. Too põlved rinnale kallistama jalgu. Ja rulli ennast parema külje peale. Tule väikselt üles istuma. Aitäh teile. They are based on your desire to boost and continue your ego. And that will never lead to liberation.